Sarve olen ma puhunud Võrumaal oma põlisel sünnimaal ikka aastakümneid ja nüüd viimased paarkümmend aastat vähemalt on Mõniste jahtkonnas. Käin seal ka, seal on nii tubli ja tore seltskond ja me ikka vahepeal ja enamasti juurutasime selle korra küll ära, et kui jaht algab, siis olid kõik rivis, siis mängisin jahi alguse ära ja samuti kui nüüd õnnestus mõni loom püüda, siis oli pärast ikka jahi lõppu ja küti austavat signaali aukütile. Me mängisime muidugi selle looma kohta ka vastava signaali, kas oli põder tabatud siis või metssiga või niimoodi. Nii et selline tava meil kujunes päris edukalt. Peeter Tamm, meie Mõniste jahtkonna kauaaegne eestvõtja, seda väga rangelt nüüd nõudis. Nüüd on küll noortemeeste käes see jahi juhatamine, aga pillimängu oleme ikka seal olen teinud. Tekkiski praktilise elu käigus ja tänu Anti Levandile ja nuputasime välja, et see tuleb ikka välja anda. 2004 sai ta siis teoks, eks teda sai ikka mitu aega tehtud. Käisime Margus Fuchsiga Tartu Jahisarve muusika eestvõtjaga. Käisime siis, tegime selle pildi, et siia kaanepildiks Tartu lähedal metsas. Ja siis said kõik kirja pandud need jahisarvede tekkelood ja millised jahisarved meil on, nii Fürst-Pless kui Karlsfors-sarved ja need puhumise algtõed. Ja kuna ma olen ka kohakausalusel aastaid peaaegu 25 olnud Võru lastemuusikakoolise õpetaja ja trompeti mänginud, siis neid kogemusi jagades ja Tartu muusikakooli kaugõppega lõpetanud oma metsamehe tee kõrvalt. Said nad kõik siia noodiraamatusse pandud ja selleks muidugi sai kasutada ka igasugust kirjandust. Ja siis need harjutused ja üldsoovitused said siia kirja pandud ja siis põhimõtteliselt Eesti jahisignaalid. Nii et repertuaari siiski see väike kogumik pakub midagi. Neid kasutatakse ikka praegu väga palju, ka täna kuulsime Põltsamaa ansambli koosmängus siin jahi algust mängisime ja põder tabatud ja jänes tabatud sai siis natukene nagu võib-olla liiga raskeks, aga täna mängisime, tuli ka väga kenasti välja, see sai nagu endal võetud ja helilooming endal tehtud ja samuti punahiirud tabatud. Seda nagu varem abiseideri ajal ei olnud. Siis on kokkutulekute signaalid said siia pandud, need on põhimõtteliselt kõik abiseideri signaalid lihtsalt siia üle kantud. Abiseideril täitub tuleva aasta on 100. sünniaastapäev, nii et siis peaksime ka ilmselt jahimuusikut seda nagu kokku võtma ja paljude mängijatega ja ma loodan, et tulevasta sel jahimeeste vabariigi kokkutulekul, kas me tuleme sinna varem kokku ja igal juhul me tahaks suurema kooriga midagi ära ühiselt mängida, seda repertuaari on üsna palju, aga muidu kõik need jahisignaalid, jahi algus ja mis loom tabatud, need on põhimõtteliselt abiseideri omad. Ise lisandasin siia siis punahiiru tabatud, keda tollal eriti üldse Eestisse ei liikunud ja samuti jänes tabatud. Siis sai natukene võetud Lääne-Euroopa signaali ka siia kogumikku, nagu see tervituski oli, see Põltsamaa tore kvartett esitas ja need on ikka super ja uskumatu ja tõesti hinnatavad niimoodi, aga kahtlemata, et siin on ka professionaalid
siit pärit ja see on suur boonus. Plaati ma ei ole veel kuulata saanud, aga kahtlemata ta on väga väärtuslik ja suured tänud nendele aktiivsele osalemisele. Tõnissele sai repertuaari alatasa saadetud, mida ma ka mingil määral sain Saksamaalt ja mujalt, et teada oli, et siin see pillimäng toimib ja sai nagu selles mõttes abiks olnud. Aga see plaat, näed, sauna mõttega, nagu nad ütlevad, tuli ja see sai tõepoolest, ma arvan, väga hea, sest kõla, koos kokku kõla on, need pillid on ühte masti nii-öelda, nii need just pless kui parfassarm. Et heliseb kõik nagu professionaalid mõned. Ilmselt on ikka vähe ja kas on see elurütm ja kiirus kõigil nii, et see vajab erilist pühendumist ja erilist aega ja eriti veel, et neid kollektiive kokku võtta ja saada. Ja see on kõik küllaltki keerukas ja et nad hakkaks koos kõlla minema, et tekiks niisugune jahimuusika akord ka ikka pidevalt. Täna siin kuulsime. See oli väga hea ja õnnelik õhtu.